on ja see sisekosmos ongi ka ju, et iga inimese tõde on tema enda sisekosmose tõde. Et mina isiklikult usun seda, et meil kõigil on siis oma tõde, mille järgi me siis elame, et oma sisekosmos on kõige õigem tõde üldse, mille järgi elada. Aga tihti lugu jah, et mulle see hingetõmmete koht meeldis, et minu jaoks on see, et kui me välja hingame, siis me, kui me teeme seda teadlikult sisse ja välja hingamist, siis me saame avardada oma tõde veel suuremaks. Et sa ütlesid, et see nibu koht on see meie tõde, on ju, et ülejäänud on see, et ühisväli tõdesid on väga-väga palju ja praegu ongi ju see koht, kus me kas või siin podcastides tegelikkuses avaldame oma tõde või raamatutes, luuletustes. Kui me oleme teadlikult, sest me võime ka niisama saada kuskil kokku ja jahuda mingit teemat ja see on ka meie tõde. Et me oleme kõik inimestena erinevad, aga me oleme kõik võrdsed ja meil kõigil on oma uskumus ja see tekitab meis siis enda tõe. Ja vahest on nii, et minu jaoks on lapsed kõige ägedama tõega üldse, kui neid kuulata päriselt. Nad on geeniused. Ja mulle väga-väga meeldib nende tõde kuulata, sellepärast, et see on nii suur, et see on minu meelest seal ei ole veel seda nibu tekkinud, seal on see õhupalli suurused mingid. Et siis miks see meilt ära võetakse, ongi see, et me hakkame mingit oma jahu ajama nendele lastele, et mingit oma tõde pähe määrima ja me ei kuula neid. Et ma ei tea, ma ei ole veel kohanud seda inimest, kes kuulaks oma last lõpuni ja päriselt hoiaks teda selles geeniuse efektis. Keeruline. Väga keeruline jah, et me tahame ikkagi hakata seda maailma pähe määrima, et siin ei tehta nii ja siin ei olda nii ja see, et me lähme siin hirmu ja me ei julge nagu tal lasta isegi võib-olla lõpuni rääkida, sest meil juba tuleb mingi enda lugu tuleb ette.